Kui tõsiselt võib võtta väidet, et Tartu rattamaraton on maailmas suuruselt teine maastikurattamaraton? No isiklikult arvan, et päris tõsiselt, et ei ole küll meil kasutada kontrollitud statistikat, kuid kõik need andmed, mis me kätte saanud oleme ja oleme osanud välja otsida, need seda siiski kinnitavad, et on üks ja suur, mis kaugelt kõiki teisi ületab ja siis päris suur hulk maraton, mis jäävad kuskil seal 3500 ja vähema osaleja piiridesse, aga sellist 5000 osalejaga nagu meil ja kui liita veel lasteüritused 2000-ga, siis circa 7000 osalejat kokku, et sellist teist me ei ole täna maailma andmebaasidest veel leidnud, aga kindlasti ei ole me ka kõike suutnud kontrollida. Milline on siis see kõige suurem maastikurattamaraton maailmas? No täna on läks täiesti selgelt juba mitmeid aastaid Narvas toimuv Birkebeiner Ritet, mis siis 90 kilomeetri distantsi pikkusega kulgeb Leenast Lillehammerisse Birkebeineri suusamaratoni jälgedes, tegelikult jäljendab siis seda sama ideoloogiat, mis Tartu maratoni suhtes on Tartu rattamaratonil ja seal on osalejaid nüüdseks siis juba 8 päevaks veninud ürituse kokku umbes 23 000, nii et seal on veel pikk maa minna. Oskad sa nimetada ka mõned, mis siis Tartu rattamaratoni selja taha jäävad, mis siis ei ole päris sinna 7000-ni küündinud? Jah, et on siin päris tuntud Euroopa maratonid, näiteks Dolomiiti Superbike Itaalias, mis on siis väga populaarne maraton. Seal on osalejad numbrid kuskil 3500 ringis. Sama lugu on Saint-Wendeli maratoniga Saksamaal. Ka Prantsusmaal on üks selline alla 3000 osalejaga maraton. Aga väga kiiret tõusu teeb ja suure tõenäosusega lähiaastatel ohustab juba Tartu maratoniga seda tõenäolisust teist kohta on Vaasalopeti radadel toimuv Tsükkelvaasa, mis siis sellel aastal toimus teist korda alles, aga juba jõudis 4000 osaleja piirini, nii et Vaasalopet oma fenomeniga on ka maastikuradadel kasvamas väga-väga kiiresti ja pole välistatud, et mõne aasta jooksul võib ka norralastele väga tõsiseks konkurendiks saada. Kui võrrelda Tartu rattamaratoni teiste rattamaratonidega, siis millised võiksid olla Tartu rattamaratoni peamised eelised võrreldes teistega? No elu on näitanud, et edu just osalejate arvu silmas pidades saadab neid maratone, kelle rajad on suudetud teha selliseks, et nad on ikkagi enamusele tavalistele inimestele läbivad ja jõukohased. Et kui me nüüd norralaste maratoni võrdleme, siis just Norra maratoni edu ongi see, et ka nende rada on suhteliselt lai, et seal ei ole väga palju tehnilisi ja üliraskeid lõike. Loomulikult on maastikuprofiil natukene raskem kui meil, aga mitte väga olulisel määral. Ja siin 5-6 aastat tagasi nad veel tegid rada vähekene lihtsamaks ja see kohe ka hüppeliselt kasvatas osavõtjaskonda. Ja täpselt sama lugu on ka Tartu maratoni tugevustega, et meie eelis kindlasti on see, et me oleme praktiliselt igale tervele inimesele jõukohase rajaga. Et Euroopa suured rattamaratonid, kes siis jäävad sinna 3000 piiridesse, ja isegi allapoole, et nendel on tõsised maastiku- või mägirattarajad, mis on füüsiliselt rasked, sõit kestab 4, 5, 6 tundi isegi. Ja sellisteks suurteks massiüritusteks tõenäoliselt need ei kujune kunagi. Et ka seal põhimassi ka ikkagi annavad just lühemad distantsid, et nendel väga ränkrasketel radadel tegelikult suuri masse ei saa kunagi olema.
kui spekuleerida natuke ka tuleviku suunas, siis kas Tartu rattamaraton võiks kunagi saada ka maailma suurimaks rattamaratoniks? No teoreetiliselt ei ole see kindlasti võimatu, aga selleks peab ikka suur osa Eesti elanikkonnast enda rattad joonele ajama ja võib-olla ka rahvusvahelist seltskonda veel rohkem siia tulema, kuigi rahvusvaheliste osalejate protsent täna on meil ka juba siiski päris hea. Et välistada seda kindlasti ei saa, aga ega see kerge ülesanne ei ole, eriti kui siin Sükkelvaasa tuure kogub, nii et täna eelkõige võib-olla peaks olema eesmärk püüda säilitada oma teist kohta ja seda esinumbri kohta mitte väga ennast lõhki kiskuda selle nimel. Tartu rattamaraton on liikunud viimastel aastatel jõudsas tõusujoones. Kas sama tendentsi võiks märgata ka mujal maailmas või on see ainult Eesti fenomeniks? Nii nagu ma siin enne nende radadega seonduvalt juba mainisin, et tegelikult tõusujoones liiguvadki just need maratonid, kes on suutnud oma rajad teha inimestele jõukohaseks, et sinna tuleb järjest uusi harrastajaid juurde ja need naudivad ka osavõtunumbrite kasvu. Need klassikaliste raskete radade peal toimuvad maratonid ei ole näidanud viimastel aastatel mingisuguseid hüppelisi kasvunumbreid, et pigem ollakse enam-vähem stabiilselt samal joonel, mõned võib-olla vähenevad, mõned natukene kasvavad, aga mingi suuri kasvuprotsente ei ole näha olnud.